Aga Turismiarenduskeskusel on palju häid partnereid ja nende seas on ka unikaalsed ja omanäolised Eesti sihtkohad, kelle abiga on võimalik ettevõttel paremaks saada. Ja sel teemal räägib kohe Kristiina. Aga peale seda tutvustavad ka kohe külalislahkuse arenguprogrammi ning kestlike ja kvaliteedimärgiste infot Tatjana ja Imbi. Aga Kristiina, ole hea, sina saad alustada. Aitäh! Tere ka minu poolt kõigile ja meie siis teeme heade kolleegidega siis ettekande kiiresti slaide ja sissejuhatusi tegemata ja lähmegi siis edasi, slaidide vahetust. Aga jah, et siis tuleme tagasi siis turismistrateegia esimese suure eesmärgi juurde, mis on toodete ja sihtkoha arendus ja siis selle tegevussuund, et sihtkohtade arendamine. Et siis tekibki küsimus, et miks neid sihtkohti justkui nagu vaja on arendada ja kui siin on öeldud, et see juhtimismudel oleks nagu toimiv ja tõhus, ja mis see siis 5-8 toimivat DMO-d siis tähendaks. Ütlen siis kohe ära igaks juhuks, et sihtkohad on kõik meie väikesed toredad eristuvad piirkonnad, on siis Setomaa või Lahemaa või Tallinn või Tartu ja nii edasi, aga DMO-d siis mõistena on Destination Management Organization, mis siis tähendab siis tõesti piirkondlikku strateegilist juhtimist vedav siis organisatsioon. Et mina ei ole suutnud ja ka minu head koostööpartnerid, sihtkohad, erialaliidud ei ole mulle täna veel ka suutnud pakkuda paremat nimet sellele, aga mina mõtlesin enda jaoks selle, et see on nagu umbes nagu NATO, et võib-olla mingisuguseid asju ei peagi alati eesti keelde hakkama tõlkima. Et ja nii on ka hea. Nii. Aga et miks siis seda kõike asja on nagu muuta vaja, et ma ei hakka neid slaidide peal asju uuesti üle rääkima, te saate ilusasti neid ju lugeda, kuid ise mõtlesin just, et minu jutt on nagu umbes 3-osaline seriaal, et eelmine aasta ma alustasin sellest, et kuidas me siis tegime siis suurema suuna siis nagu digipöördele ehk turismiettevõtetele diginähtavuse tõstmiseks, siis praegu käivad sihtkohtade koostööprojektid ja siis me läheme siis nii-öelda DMO arenduse 3. etapiga edasi. Aga ütleme, pika jutu lühike kokkuvõte on see, et täna Eestis on ligi 40 organisatsiooni ja kuskil 4 tükki nendest või 4-5 tükki on sellised, kus on organisatsioonis inimesi võib-olla üle 4 inimese. Valdavalt meie organisatsioonid on 1 või 2 inimest ja tegelikult iga turismi juhtiv organisatsioon peaks tegelikult katma mõnes mõttes nagu turismiarenduskeskuse ehk kohaliku piirkondade turismiarenduskeskuse rolle. Kõik need andmed, mis siin on kirjutatud, kõik see jutt, mida Bert rääkis, et kui ettevõte ei tea, miks ta ei tule välja, sellist kompetentsi jagamist, et suured ettevõtted tahavad head võimekad partnerid, kellega koos välisturgusid vallutama minna. Ja loomulikult siis ka hästi palju on siis need organisatsioonid sõltuvad projektidest, projektid lõppevad ja lähevad ja alustatakse otsast peale ja ei teki siis pikka strateegilist vaadet. Ja tahame või ei taha, et kuigi me oleme kõik tublid tööd teinud, siis nii headel aegadel kui ka praegu siis ikkagi see lõhe külastatavuse ja turismitulude vahel Tallinna ja piirkondade vahel on paraku kasvamas. Ja tegelikult ka seesama online võimekus ja ka klienditeeninduse tase üleüldse. Et ühesõnaga, et ettevõtetele on vaja head, tugevad koostööpartnerid sihtkohaorganisatsiooni näol. Ja siis need on siis minu see 3-osaline seriaal, kus esimene osa on praegu nii-öelda lõppemas, mis siis tähendab kõik, kui siin Bert enne just mainis, et piirkondlikud andmehaldurid on need, kes on ettevõtjale abiks selleks, et nad saaksid nii meie veebides nähtavust kui ka siis piirkondlikes veebides nähtavust, siis selle abi saamiseks siis ka Turismiarenduskeskus, hea omaniku Majandusministeeriumi finantsidest meil eraldatud, saame siis ka piirkondadele selle tuge pakkuda ja täna on see maakondlikult lahendatud. Aga kindlasti tulevikus me tahaksime seda maakondlikku lähenemist heas mõttes nügida pigem selliseks klienditeekonnast ehk kliendi silmade läbi nähtava siis piirkondlikuks arenduseks. Ja tegelikult tulekski juba järgmise slaidi juurde, et meil praegu on käimas siis sihtkohtade koostööprojektid, kus siis juba
need ligi 30, mitte päris kõik 40 organisatsiooni ei ole sinna koostööprojektidesse kaasatud või kaasa tulnud, aga kindlasti siis nii-öelda selle projekti käigus veel hõlmatakse juurde partnerid, aga ligi 30 organisatsiooni on juba siis koondunud 6 piirkonnaks, koostööseltskonnaks ja mida nad siis tal omavahel siis nii-öelda asjatavad. Et kindlasti see kestlikkuse teema, ehk siis millest Imbi räägib veel väga pikalt meile, et see teema on nendel laual, et kuidas jõuda siis piirkond kestlikuks ja ettevõtete pakkumine kestlikuks, kindlasti ka turvalisuse teemad ja need laigulised, mis puudutab külalislahkust, klienditeekonda ja piirkonna spetsiifilisi tooteid, selles mõttes piirkonna eripära rõhutavaid tooteid ja siis seda koostöökontseptsiooni mudelit, et see oli siis valikuline tegevus ja siin on siis näha, et missugune piirkond missuguste tegevustega tegeleb. Ja rõhutan veel siinjuures igaks juhuks üle, et need piirkonnad, mis praegu siin alumisel kaardil nagu näha, need ringikesed, et need ei ole veel valmis DMO-d, aga need on need praegu koostööpiirkonnad, kes ise on näidanud üles huvi, et vot sellises pundis me enam-vähem võiksime tegelikult edasi minna. Ja nüüd selle 2,5 ehk siis see projekt kestab siis aastani 23 august, et selle aja jooksul mõeldakse välja, kui mõeldakse, et kuidas me võiksime siis seda DMO-d koos hakata arendama või mismoodi meie seda siis avaliku erasektori koostööd ja selles piirkonnas olevate erinevate turismivõrgustike koostööd ajama hakkame. Aga kui me seda koostööprojektide temaatikat nii-öelda ellu kutsusime, siis kindlasti on hästi palju meile ka nagu öeldud või tollal aasta aega tagasi ma ei saanud seda öelda, sest see info tuli nii-öelda siis suvel. Meil tõesti suur tänu kõikidele, kes seda lobitööd tegid eesotsas Majandusministeeriumi inimestega ja lõpetades kõikide Turismiarenduskeskuse kolleegidega, et meil selleks nii-öelda sihtkohtade arenduseks õnnestus saada siis riigieelarvest nii-öelda järgmisteks 4 aastaks, 23–25, nii-öelda täiendavalt siis 6 miljonit kokku 4 aasta peale, et see tähendab siis circa 1,5 miljonit iga aasta me saame nii-öelda veel sihtkoha arenduseks ehk sihtkoha juhtorganisatsioonide arendamiseks finantse juurde. Aga kuidas me seda täpselt teeme, et need printsiibid on jäänud samaks, et see peaks olema avaliku erasektori koostööl, see peaks lähtuma pigem kliendi vaatest, mitte meie sellisest administratiivsetest piiridest ja kindlasti peaks seal olema siis kaasatud nii-öelda erinevad nii-öelda turismi mõjutavad osapooled ja kindlasti on oluline, et siis oleks nagu kõik siis nii-öelda turismiarenduse valdkonnad kaetud, et juba analüütika ise on üks selline põhjatu ja lõputu temaatika ja kuni tootearendusest kõik need kestlikkuse külalislahkuse teemad, looduskultuur, äriturism, mis veel oli, see üks teema oli veel, toit et ja ütleme, et kõik see tegelikult on ju samamoodi kõikides piirkondades asjakohane, ega siis, et Turismiarenduskeskusel ei ole ju mingi oma strateegia, et see on kõik meie ühine strateegia, nagu Bert ütles, et meile tuleks tulu, et külastaja oleks siin nagu nii-öelda happy ja mis seal salata, jätaks siia ka võimalikult palju seda välisvaluutat eurodes või ükskõik mis vahenditena. Aga jah, et see uue nagu nii-öelda raha tingimused ei ole meil teada, loomulikult see läheb siis sihtkohaorganisatsioonidele, aga et kuna need sihtorganisatsioonid selle raha eest hakkavad tegema ka nii-öelda tegevusi ettevõtetele, siis ettevõtted saavad sellest kindlasti kasu ja teine asi, ettevõtted kindlasti pöörduge oma siis tänaste sihtkohaorganisatsioonide poole ja küsige, et kuulge, siin on mingisugune koht, kus hakatakse nüüd meiega koostööd tegema ja ma ootan nüüd seda kutset, ma tahaks ka kaasa rääkida, et kuidas see koostöömudel siis ettevõtjate ja avaliku sektori vahel võiks tööle hakata. Aga jah, et me kindlasti sihtkohtadega oleme selle nii-öelda sisu väljatöötamise juures nagu lähemas dialoogis. Mitte midagi uut raketiteadust selles mõttes ei saa tulla, sest et tegelikult on strateegia paneb meile raamid paika, et see kolmikpööre on nagunii seal teemana sees ja kindlasti me oleme valmis siis tulema ka Majandusministeeriumi ja Turismiarenduskeskuse
pagunitega inimestega siis piirkondadesse veel kord läbi rääkima või selgitama, et mis ja kuidas need meie nägemused siis võimalikult siis kõigile sobivaks muutuksid ja need rahastustingimused. Ja tõesti, et me tahaksime teha siis niimoodi, et rahastusotsused tuleks juba selle aasta 4. kvartalis, et kui kellel oli meeles, siis need koostööprojektid kestavad 23 aasta augustini, et selles mõttes juba 23 aasta alguseks oleks juba teada, et et on uued finantsid olemas ja saaks nagu julgemalt siis tõesti seda siiski üsna komplitseeritud muutust ette võtta. Ja lõpetuseks ütlekski niimoodi, et kui palju neid DMO-sid ehk siis natuke suuremaid kui see 40 väikeste ja väheste ressursside organisatsioone tuleb, me täna kindlasti ette öelda ei oska, et on see 5 või 8 või natuke rohkem või natuke vähem, aga mõte on ikkagi selles, et kõikides nendes teemades oleks võimalik inimestel natukenegi spetsialiseeruda, et keskeltläbi ühes selles sihtkoorganisatsioonis võiks vähemalt 7–10 inimest töötada, mitte täna natukene on see olukord või isegi palju, ütlen otse välja, et ikkagi päris palju on meil seda, et absoluutselt kõik tegelevad kõikide teemadega ja sellist spetsialiseerumist paraku ei olegi võimalik selle tõttu teha, et kui sa oled nagu 1 või 2 inimest organisatsioonis, siis sa pead valdama nagu kõiki teemasid, käima koosolekutel, suhtlema ettevõtetega ja teatud puht ütleme, põhjendatud nagu põhjustel jääbki siis palju tegevusi tegelikult siis kas tegemata või tehakse kõhutunde pealt. Aga jah, et minu mõte lihtsalt oligi see, et kui vahepeal tundus, et kuulge, kas see sihtkoha arenduse teema on nüüd laualt maas, siis ei, kindlasti mitte, aga lihtsalt, et laskem inimestel tööd teha ja tegelikult päris selline intensiivne töö koos sihtkohtade ja ettevõtetega seisab meil veel tingimuste osas sellel aastal ees ja rakendamisel siis järgmise 4 aasta jooksul. Aitäh!